Kallid kolleegid, aeg-ajalt on nii, et pole tarvis liigseid sõnu teha. Ja täna on just nii. Täna on see päev, mil me võime uhkusega kanda Riigikogu liikme nime ja ausalt silma vaadata oma valijale. Me oleme vastu võtmas avaldust Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitseks. 17 sotsiaaldemokraati on avaldusele allkirja andnud, neist 2 digitaalselt viibides ise eemal Eestist. Ja samamoodi on oma käe alla pannud kõikide erakondade esindajad ja erakondadesse mittekuuluvad parlamendiliikmed. Selline ühine hingamine on ülimalt liigutav solidaarsuse märk, nagu ka signaal Ukrainale ja Euroopale, et Eesti rahva poolt valitud parlamendiliikmed peavad tähtsaks suveräänsust ja demokraatiat. Aga see on märk ka sellest, et Eestil on kombeks raskel hetkel märgata ülekohust ja reageerida sellele. Me anname oma avaldusega vastulöögi agressorile. Asju tuleb nimetada õigete nimedega. Kui rahvusvahelist õigust on vägistatud, siis meie sõnum on konkreetne. Venemaa jäta järele. Ei ole ühtegi ühinenud rahvaste organisatsiooni kuuluvat riiki, kellele ei kohalduks rahvusvahelised lepingud ja nendest kinnipidamine. Tuleb välja ütelda seegi tõde, et gaasi- ja naftamaardlad ei anna mingilgi määral õigust kasutada sõjalist jõudu, ilma et see ei teeniks sanktsioone. Ja loota, et teenitud karistus jääb tulemata, on lollide lohutus. Täna on see päev, mil meie parlament käitub nagu ühele küpsele demokraatiale kohane. Me kaitseme Ukraina suveräänsust nii, nagu oleks tegemist meie enda iseseisvusega. See aga ei tähenda seda, et kõik, mis Ukrainas toimub, teeniks meie jäägitu heakskiidu. Meil kõigil 101 Riigikogu liikmel lasub vastutus anda teada Ülemraada liikmetele, Ukraina otsuse langetajatele, et me ei nõustu korruptsiooniga, nagu see Ukrainas laialt levinud on. Just korruptsioon kõige laiemas ja sügavamas tähenduses on see, mis tõi paljud ukrainlased Kiievis Maidanile. Sestap on meie erakondade ülesanne selgitada oma Ukraina sõsarparteidele, mida tähendab aus valitsemine, mida ju Eesti puhul on maailmas esile toodud. Ent täna on meil Riigikogu liikmetel veel üks missioon täita ja see on sõnum Euroopa Liidule, Europarlamendile, Ülemkogule ja komisjonile. Me tuletame meelde kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele, et idapartnerlus pole sõnakõlks. Idapartnerluse lõppeesmärk ei ole ähmane eurointegratsioon. Eesti sõnum on, et iga Euroopa riik, kes täidab Kopenhaageni 3 kriteeriumi, peab saama õiguse astuda Euroopa Liidu liikmeks. Seega, kui Ukraina on demokraatlik vabaturuga õigusriik, siis pole Euroopa Liidul vähimatki õigust väita, et Ukrainat ei saa millegipärast Euroopa Liitu vastu võtta, mis omakorda tähendab, et Ukraina samamoodi nagu Eesti 10 aastat tagasi peab pingutama elu eest, et saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Ja siin me oleme, Eesti, Riigikogu liikmed, kes me võime väita, et jah, see on võimalik. Nii et armsad ukrainlased, me ootame teid endi hulka Euroopa Liitu ja seisame selle eest, et 3 Kopenhaageni kriteeriumi 100% täitmisel Ukraina võetakse vastu Euroopa Liidu liikmesriigiks. Uks on lahti ja me ootame teid. Suur tänu! Suur tänu!